Eesti talukultuuris on olnud oluline koht loomapidamisel, kuid iga koduloomaga on käinud kaasas ka rikkalik aineline pärand ning vaestes oludes ei lastud mitte midagi raisku ning kõigele, mis loomakasvatuses tekkis, on aastasadade jooksul leitud ka otstarve. Ja pärandis meil on olemas tegelikult praktikad, kus me näiteks siin lammast näiteks tuues siis me kasutame ära kõik, et me midagi ei viska ära ja siis see septembris alanud koolitus tegelikult siis oligi selle kohta, kuidas kõik lambaosad alates nahast ja villast ja luudest ja rasvast, et kõik saab ära kasutada millekski kasulikuks. Need põhimõtteliselt võib öelda, et kui Keskkonnaamet hakkab uurima, et kuhu ta oma nii-öelda jäägid panete, siis saab öelda, et kõik on kasutuses. Ja just selle koolituse selliseks inspiratsiooniallikaks on Anu Raua kiri Veterinaarametile, kus ta räägib sellest, et lambast peale tapmist ei jäänud mitte midagi järgi, kui siis ainult mäe. Ning sõna otseses mõttes kasutati lambast kõik, mis võimalik. Kui me nüüd televaatajatele näitame, teil on käes üks igavesti vahva asi, et no mis asi see on ja milles see tehtud on? Kuidas sulle tundub, mis see võiks olla? No ma arvan, et see on niisugune mingi käekoti moodi asi. Jaa, see on paunake, mida saab näiteks vööle kinnitada rihmaga. Aga mis sa arvad, milles see valmistatud on? Mina tegelikult tean. Aha, no vaat see on jäära skrootum ehk jäära munandikott on siis leidnud siukse korraliku väärilise väärindamise, ma arvan, et see on taimpargitud selle sama koolituse raames ja siis on siia veise taimpark nahast tehtud siuke pealmine osa, et ajalooliselt olid sellised kotikesed levinud siis meeste kas rahakukruna või tubakakotina. Tänapäeval näeb neid tänavapildis vähe, aga toome tagasi. Aga olgem ausad, ta näeb päris hea välja. Ma kujutan ette, et kui sellise asjaga tänava peal kuskil ringiga, ta on ka päris moodne. Kindlasti. Eks ta saigi nii tehtud, et saab ikkagi tänapäeva riietega kanda, saab mulgiriidest teda kanda ja kuidas keegi soovib. Kuivõrd tähtis on, et selliseid asju korraldatakse? See on väga tähtis, sellepärast, et mida rohkem me räägime lambast ja selle väärindamisest, seda targemaks saavad meie lambakasvatajad pluss ka meie ühiskond. Kui palju tuli siis lambakasvatajatele nii-öelda uut tegemist juurde, millest nad võib-olla polnud aimugi, et sihukest asja saab ka teha? See on küll hea küsimus. Et selles suhtes, et kui palju nagu uut, pigem oli just see, et me just avastasime selle taasleitud vana, eks ju, et tegelikult me oleme läinud ise ka nii mugavaks, et kõik on ju nii lihtne ja võimalik, et saadame tapame ja ära ja ei peagi mõtlema, mis sellest nagu edasi saab, müüme karree maha ja ülejäänud tema hakkliaksin. Et selles suhtes just see, et me suudame väärindada nagu kõik produktid ära. Ja nii nagu me siin kursusel õppisime kõik need nahatööd, villatööd juurde, et tegelikult ma vaatasin, et see pani nii mõnelgi inimesel silmas ärama ja ma arvan, et meil on ikkagi uusi käsitöötegijaid ka juurde tulemas nüüd. Kas sellised koolitusi on veel plaanis korraldada? No praegu vaatame, et me praegu teeme alles sellest koolitusest kokkuvõtteid ja siis otsustame, kuidas me sellega edasi läheme, aga igal juhul nagu kogu see mõtteviis ja selline lamba kultuuri kuidagi mõtestamine ja kogu selle tervikpildi vaatamine on kahtlemata olnud nii meile koolituse korraldajatena kui ka osalejatele väga huvitav. See kord on ka punutud